Aga meil on üks võistluslik lugu veel. Ligi paarsada nutikat koolilast Eestist ja Lätist panid Tartus võistlusjoonele robotid, mis pidid turvaliselt läbima Linnatänava või sõitma mööda Sinkavonka joont. 3. koolirobootika võistlus Robo Miku tõi rajale veel plastmasspudelist meisterdatud rakettautod ning sumomasinad. Võistluste korraldaja ütleb tunnustavalt, et kohati jääks temagi algkooliõpilaste leidlikkusele alla. Kuni teise roboti nägemiseni läks 3 Tartu koolipoisi ehitatud masinal linnasõidul väga hästi. Siis aga jäi see seisma, mis tähendas võistluse katkestamist. Mis juhtus? Robotil sai programm otsa ja ta ei sõitnud lihtsalt rohkem edasi. Kaua sellise roboti ehitamine kestab? No praeguseni läks meil aega mingi 4 nädalat, aga muidu kui teha, et see läheks kõik õigesti, siis ikka ma usun, et paar kuud läheb. Mis on roboti ehitamise juures kõige toredamat? See ehitamine ise. See programmeerimine on see raskemas, aga ehitamine kõige mõnusam. Lisaks tänavasõidule pidid koolinoorte loodud robotid võistlema ka näiteks joone jälgimises. Võistluste korraldaja ütleb, et mõnel puhul ei suudaks temagi välja mõelda sedavõrd nutikat robotit, nagu seda teevad algkooli lapsed. Näiteks tavaliselt seda linna läbimist meie lahendame siin staatilisel meetodil, kiirel meetodil, aga täna parimad kasutavad siin andureid, et jälgida maju ja joont ja tegelikult see ongi tuleviku suund, mida me püüdleme, et autod, mis sõidavad tänaval, suudaksid ise orienteeruda. Miks peaks noor poiss või tüdruk tulema robootikaga tegelema? Sellepärast, et robootika on see, mis määrab meie tuleviku ja tulevikus on meie ümber igal pool robotid ning see, kes ehitab paremaid roboteid, see on tulevikus edukam. Aga ehk saab läbimurdeliseks Tartu Miina Härma gümnaasiumi 1. klassi tüdruku unistuste robot. Võiks olla selline robot, kes sõidaks Tallinnast Tartusse paari sekundiga ja isegi tervel maal kerale teeks tiiru peale. On sul selline robot juba töös?